Hei, selle nädala teema võiks meil olla järjepidevus. Kahtlemata kaks kõige nii-öelda vajalikumat omadust, et saavutada elus seda, mida sa soovid, on sihikindlus ja järjepidevus. Sihikindlust näiteks minu puhul on antud kuhjaga, ehk siis ma olen sihuke kange jonnipõnn selles mõttes, et oma nii-öelda siis visiooni ellu viia. Mul on kuidagi sisse kodeeritud, et ma ei jäta ennem jonni, kui ma pean saama selle, mida ma siis tahan saada. Sealjuures ma võiksin need asjad saada palju kiiremini, kui minul oleks väga tugevalt välja arenenud ka järjepidevus. Ja ma tean, et ma selles osas ei ole ainuke, kellel võib-olla järjepidevus ei ole kõige tugevam omadus, aga nagu ma ütlen, et see on välja arendatud, on ju. Jah, mõnel inimesel tuleb järjepidevus nii-öelda no problem, aga teised inimesed peavad nagu justkui ennast nagu sundima tegema asju distsiplineeritult, et saada siis seda tulemust. Ma ise olen, vaata siin on ka see, et kuidas sa ise sisendad endale. Mina olen endale sisendanud alati seda, jah, ma olen küll sihikindel, aga ma ei ole väga järjepidev. Ja kui sa ise endale sisendad midagi, kogu aeg räägid endast sellises võtmes, ma ei ole järjepidev, noh, siis ei saagi ju seal midagi olla. Ja nüüd viimaste aastatega ma olen püüdnud hakata seda muutma ka endas. Et jah, ma võin olla küll järjepidev. Tegelikult on meil kõigil midagi, milles me oleme järjepidevad. Minu puhul on näiteks see, et tee raha sellega, mis on mulle südamelähedane ja ma järjepidevalt hoian seda liini nii-öelda. Et mis iganes asi see siis ei oleks, mis viisil mina omale nii-öelda sissetulekuid siis loon. Aga kui me räägime ettevõtlust, kui me räägime karjääri arengust, ka palgatööl, me tahame tulemusi tuua, siis see taga on tihti järjepidev töö. Ja võib-olla paremaks näiteks on need esmaspäevased videod. Ja mina olen ju ka püüdnud nii-öelda hakata uuesti looma neid artikleid ja hakata tegema uuesti videosid. Vahel olen sotsiaalmeedias teinud mingid postitusi, et no nüüd Liina hakkab pihta, et nüüd Liina lubab, et teeb ja nii edasi. Aga siis ta jälle vajub ära. Aga seal ongi eelnevalt olnud see, et ma ei ole järjepidev. Aga nüüd ma olen suutnud seda hoida. Ja ma arvan, ma tahtsingi täna sulle ka siin edasi anda mõned ideed, et kuidas seda teha. Et üks asi ongi see, et pane tähele, mida sa endale sisendad. Et kas sa oled järjepidev või ei ole. Teine asi, ma arvan, mis on minu puhul väga palju viimastel aastatel või viimasel aastal just eriti aidanud võib-olla 2 aasta jooksul. Hakanud nii-öelda looma seda distsipliini ja järjepidevust oma elus asjade hoidmisel, et ma saavutaksin need tulemused, mida ma tahan saavutada, on see tõekspidamine ja teadmine, et distsipliin, minu enesedistsipliin on kõige parem näite selles ots, kui palju ma ennast väärtustan. Ja mulle on oluline ennast väärtustada. Ja sellepärast, mida rohkem ma neid 2 asja omavahel ära seon ja päriselt olen sellest asjast aru saanud, seda rohkem ma olengi distsiplineeritud. Ja seda vähem on võimalik mind sellest nii-öelda oma järjepidevast rutiinist välja tuua. Seda raskem on nii-öelda kõrvalistel saada oma tahtmine, mis puudutab siis minu tähelepanu näiteks, eks. Sest tavaliselt on see, et kuhu me kaotame ära oma nii-öelda eneseväärikuse või eneseväärtustamise selles suhtes, et mida me endale antud lubadusi ellu viia, on see, et me hakkame nii-öelda, me lähme sinna tulekahjude kustutamisse. Inglise keeles important versus urgent, on ju, et ehk siis mis on tähtis versus see, mis on nii-öelda kiire. Ja me lähme sinna kiiresse, keegi tuleb, ops, kuule Liina, mul on seda vaja, okei, ma tulen sulle appi. Siis on, ops, ma ei tea, sul tuleb ülemus. Kuule, et vitsid tee see asi ära, et natukene. Ja siis sa mõtled, ülemus küsis, see on prioriteet, ma lähen teen selle asja ära. Ja või tuleb, ma ei tea, abikaasa, tulevad lapsed, tulevad vanemad, tulevad sõbrad, mis iganes, kes iganes see on, tuleb lemmikloom. Ikka sa nii-öelda täidad nende vajadust pigem ennem, kui oled siis ise endale nii-öelda truuks ja täidad endale antud lubadusi. Ja sinna tavaliselt need lubadused ja need unistused ära kauvadki, et me teenindame teisi. Ja me teenindame sellepärast,
jällegi, inimese üks suurim vajadus on olla armastatud, me kuulume, meid võetakse vastu ja me kardame kogu aeg seda, et me jääme ilma sellest, kui me ütleme ei, eks. Aga mida rohkem sa ennast väärtustad, seda vähem sa kardad. Ja nüüd ongi, kuna ma olen ära seostanud, et parim eneseväärtustamise näitaja on see, et kui distsiplineeritud sa oled iseenda suhtes, olgu see toitumine, olgu see liikumine, olgu see ülesannete elluviimine, nende asjade ära tegemine, olgu see suhte hoidmine oma abikaasaga, oma lastega, et sa hoiad järjepidevalt seda, et ei, ma ei ärritu, vaid ma analüüsin selle asja kiiresti oma peas ära ja ma räägin rahulikult, on ju, selleks, et suhet hoida. Või siis ma teen suhte nimel midagi, suhte nimel kolleegiga näiteks, et suhtlen temaga viisakalt või teen aega-, et tema eest midagi ära žesti nii-öelda, et mis iganes on see, mis siis vajab suhte arendamise ja parasjagu tegemist, eks. Et kõik need asjad. Ja see aitab nii-öelda siis olla mul järjepidev, seesama, et ops, see on minu eneseväärtustamise koht ja nüüd seda teed ma lähen, eks. Üks asi, mis on mul kindlasti veel, on inimesed, keda ma olen kaasanud oma töösse, minu meeskond nii-öelda siis. Et minul on ka siin nii-öelda coaching koolituse äris on abiks üks väga-väga tubli assistent, keda ma ei ole saanud teile veel kahjuks tutvustada, aga ma arvan, et varem või hiljem see saab juhtuma. Ja tema on niisugune tubli nii-öelda taustatööjõud minul. Tema ülesandeid ei ole väga palju, aga sellegipoolest tema pärast ka ma saan olla paremini järjepidev. Tema küsib mu käest aeg-ajalt, kuule Liina, kui ma olen paar päeva hiljaks jäänud, kas see nädal tuleb ka video? Jah, tuleb küll. Aga kui teda ei oleks ja ta ei küsiks mu käest, siis ma olen mingi, tead, jälle lapsed nõudsid oma tähelepanu või praegu eriti ma olen väikese beebiga kodus, eks, et siis see tähelepanu kipub nagu ära minema nendelt asjadelt. Aga kui sul on keegi, kes ootab sinult neid asju, kaasa arvatud teie, see on järgmine asi. Aga teie kõik, kes te vaatate seda videot, aga kui sul on keegi kaasatud, siis ta küsib. Ehk siis seo oma ootused ära kellegiga, kui on vähegi võimalik. Ja kes need keegi siis võiksid olla? Need ongi, sul on jälgijaskond inimesi näiteks, kes siis kuulab, kui sa teed sellist sarnast asja nagu mina. Sul on kolleegid, kes ootavad sinult tulemusi. Sa oled koos näiteks mõeldud, et teeme selle asja ära ja nüüd sinu ülesanne on järjepidevalt iganädalaselt näiteks midagi teha, siis mingit sisu luua, siis sa oled andnud selle lubaduse ja see nende kolleegide nimel teed ära. Inimese suurim vajadus on olla armastatud, eks, jah, ükskõik kelle poolt siis kuulume. Sul on meeskonnaliikmed minu puhul siis, kui ma olen nii-öelda siis tööandja, et nemad. Täpselt samamoodi meil kinnisvaras on arhitekt, kes ootab meid vastuseid ja nii edasi. Ja temal ole meie kliendid vastupidi, on ju. Et erinevad osapooled kodus, ma ei tea, kõige raskem on muidugi iseenda puhul näiteks oma tervise eest hoolt kandmine, ka tervise eest hoole kandmine. Ma olen täna natukene sõlmes oma keelega, jah. Aga selliseid asju kaasata. Ja ikkagi pühenduda iga päev iseendale. Ja mida siis olen ka varasemalt videotes rääkinud, iga õhtu, väga edukad inimesed istuvad iga õhtu maha ja mõtlevad, mis on need ülesanded, mis mul on kindlasti vaja ära teha. Ja siis seal mõtle, mis on need järjepidevad asjad, on ju. Üks asi veel järjepidevuse juures, ma ei paneks omale peale liiga palju asju, sest see hakkab nii-öelda üle ääre ajama ja sa lõpuks lööd käega, sa ei jaksa. Üks asi korraga. Minul näiteks, mul ei ole üks asi korraga täna, aga ma elan nii-öelda päev korraga. Ja päev korraga tähendab seda, et täna sain tehtud, mul oli täna edukas päev, eks. Ja kui ma ja homme alustan ma uut päeva. Kui ma seda päeva nüüd ei saanud edukalt tehtud,
ma ei tea, noh näiteks on näide, et minu jaoks on hästi oluline praegu liikumine. Noh, rasedusega tuli kaasa paras hulk kilosid, mida on vaja alla saada ja iseenda enesetunnet ka selle läbi muuta. Ja mis on täiesti fine, see on okei. Ja ma tean, et see läheb alla niikuinii, aga sealjuures ma tahan iseendast hoolt kanda. Seal ei ole ainult kilode teema, seal on ka nii-öelda üleüldine tervislik heaolu. Kuna mul on eesmärgid, kuhu ma tahan jõuda, näiteks ma tahan uuesti alustada ratsutamisega ja see nõuab ka nii-öelda siis lihastoonust valdavalt, et mu selg peaks selle vastu. Ja selleks olen ma siis järjepidev rutiini, et ma käin iga päev vähemalt 10 000 sammu. Ma teen 3 korda nädalas siis mingisugust lihast toetavat treeningut. 1 kord nädalas ma käin kindlasti ujumas, kes jälgib mind Instagramis, Facebookis. Nemad on sellega võib-olla kursis minu igapäevaeluga. Aga ma hoian sellest rutiinist kinni ja 2 korda nädalas siis ma teen juurde võimlemist, lihastreeninguid, lihasharjutusi lihtsalt kodus, et oleks tehtud. Ja see on minu eneseväärtustamine, sellepärast et mul on see eesmärk, ma tahan jõuda sinna, et ma saan hobustega tegeleda ja iseennast hästi tunda, eks. Ja kui ma saan selle nädala 1 päeva tehtud, täna käisin ära 10 000 sammu, vaatad kella pealt, ahah, tehtud, jess, tänane päev läks korda. Hästi oluline on, inglise keeles on ka see välja, don't break the chain, ehk siis minu pärast võta omale kalender ja kalendris tee, ma ei tea, plussmärke, tänane päev läks korda, tänane päev läks korda. Ja siis sul tekib see nii-öelda kett ja don't break the chain on see, siis ära lõhu seda ketti. Ja kui sa seda ketti ei lõhu, siis tekib see, et ma olen juba nii kaua hästi teinud, et see, kui ma nüüd katkestaks selle keti, siis ma lähen uuesti nulli ja hakkan uuesti lugema, et mitu päeva mul järjest nagu ma tubli olin nii-öelda. Toitumine täpselt samamoodi, täna oli hea päev, väga hea, jess, homme alustan nullist. Iga päev alustan nullist järjepidevusega, selles mõttes, tänane päev läks hästi. Nüüd on hästi oluline koht, kuhu me kaotame tegelikult oma järjepidevus ära. On see, et me alustame, meil on see tahtejõud, me hakkame tegema. Tahtejõud inimesel kestab paar nädalat, umbes võib kesta, äärmisel juhul veel pikemat perioodi, eks, aga üldjuhul me kaotame seal oma tavalisse nii-öelda harjumuspärasesse rutiini läheme tagasi. Aga mis juhtub, on see, et me teeme ja siis me kukkumegi sinna vanasse tagasi, eks. Aga see on okei. Me kõik oleme inimesed, me ei ole robotid, et me teeme ideaalselt asju. Me kõik oleme inimesed. Ja selleks, et tulla nüüd tagasi sinna nii-öelda uude rutiini, mida sa tahad iseendale luua, siis on hästi oluline endale andeks anda see, et ma korraks libastusin, eks. Mis juhtub meil inimestena on see, et me libastume ja siis me lähme veel sügavamasse auku sellega, et oi Liina, miks sa nii tegid ja sa oled ikka nõme ja järgmine päev läheb jälle, näed, ma eile ikka libastusin, nüüd täna läheb ka selle pärast käest ära ja lõpuks me ei saa arugi, kui on jälle, me oleme tavalises nii-öelda harjumuspärases rutiinis, me ei tee neid asju, mis meid edasi viivad ja me oleme iseenda peale pahased ja kõik jutud, et me oleme iseendale murdnud seda lubadust. Ei, kõik on fine. Tänane päev ei tund välja, anname andeks, me oleme inimesed, koputame õllale poole, hullu Liina, kõigi juhtub, läheme edasi, proovime täna uuesti, siis iga päev alustan uuesti, ma annan endale andeks, et me ei kao sinna auku ära, eks. Ja siis saame sealt edasi minna. Vot sellised mõtted järjepidevuse osas täna on päris pikk video, aga kokkuvõtvalt siis, esiteks, distsipliin on parim näitaja sellest, kui hästi sa iseennast väärtustad, kui hästi sa täidad iseendale antud lubadusi. Uskumus iseenda peas, kas ma olen järjepidev või ma ei ole järjepidev? Ma olen järjepidev, ma suudan olla järjepidev, võta need vastu, et hakka neid iseendale ütlema ja leia neid kohti, kus sa oled olnud järjepidev, tõestamaks sellest, et sa oled päriselt järjepidev ja sa suudad olla. 3. asi, kaasa kedagi oma järjepidevusse, kes siis aitab sul olla järjepidev, on see trennisõber, kes iganes need meeskonnaliikmed, sellest juba rääkisime.
ja kui sa libastud, anna endale andeks, eks. Jah, parim on see, don't break the chain, ehk siis ära lõhu oma ketti kalendris, aga kui sa lõhud, siis tule tagasi ja see on okei, me kõik oleme inimesed, ära jää endast süüdistama ja ära kao sinna auku ära, mis siis tegelikult lõhub need tulemused, mida sa juba oled teinud. Ma soovin sulle ilusat uut alanud nädalat, kindlasti edu ja kohtume järgmisel nädalal. Tšau, tšau!